Tere kõikidele Piirilinna tervisejutud kuulajatele, te kuulate Valga Haigla taskuhäälingut, mina olen Riina Järvesalu ja täna on meil vestluskaaslaseks Valga Haigla füsioterapeut Kadi Kruuse. Tere Kadi! Tere! Sina ilmselt vaatad väga kriitilise pilguga kõiki inimesi, kas rüht on paigas või mitte. Käib selline professionaali pilk tänaval koos sinuga? Jah, pean tunnistama, et vahepeal käib, aga ma üritan seda mitte teha. Kuigi ma olen ennast tabanud tõesti olukorras, kus ma hakkan juba lausa analüüsima, millised lihased on üle pinges ja millised mitte ja miks ta niimoodi seisab ja miks ta niimoodi kõnnib. Aga pigem tavaelus ma üritan välja lülitada selle professionaalse pilgu siis nii-öelda, et lihtsalt see väsitab. Mida tegelikult siis rühi puhul sa vaatad, mis on need esimesed märgid, mis ära reedavad, et kõik ei ole hästi? No esimene on minu puhul vähemalt vaagna asend, et jääb silma see, et kas vaagen on keskasendis, on ta ettepoole kaldu, tahapoole kaldu või siis külje suunas kallutatud. Siis loomulikult selline üldine pilt on see, mis nagu esimesena reedab, et õlgade asend, kas õlad on võrdsel kaugusel, kas nad on ettepoole nii-öelda längus või on siis rüht hoopis selline nagu joonlauarüht, et nagu, nagu keegi oleks labidaga sinna keset selga andnud, et kõik sellised asjad, et jalgade asend ja kõik. Kuidas me peaksime siis oma rühti analüüsima, et mis on need reetlikud märgid? No ise ennast analüüsida võib-olla ongi natukene keeruline, sest peegli ees näeb ju ennast ainult otsevaates. Ja võib-olla siis esimene asi ongi see, et kui korraks panna silmad kinni, lasta keha lõdvaks, teha uuesti silmad lahti, vaadata, et kuidas mu õlad asetsevad. Et kas õlad on ühel kõrgusel või on üks õlg rohkem tõstetud kui teine. Et see on võib-olla, mis nagu hakkab silma, kui ennast vaadata. Aga jah, et füsioterapeudina ma ikkagi vaatan külje pealt, selja tagant, lasen liikuda inimesel. Miks üldse on õige rüht kõige olulisem või väga oluline inimese jaoks? No üks asi ongi siis see visuaalne pool kindlasti, et kuidas meil need riided seljas istuvad ja nii edasi. Aga loomulikult kõige olulisem asi on ikkagi see valu vältimine. Ehk siis vale rüht, ta midagi ikkagi reedab, mis seal kehas toimub, mingisuguseid, kas siis lihaspingeid või lihasnõrkust tihtilugu ja vanemas eas siis eelkõige lööb see valuna välja, kui on midagi paigast ära. Või kui inimene teeb näiteks füüsilist tööd, kasutab oma füüsilist keha oma töö tegemiseks, siis see toob probleeme kaasa, kui rüht ei ole päris korras. Meil kõigil on ilmselt see, et ühe keha poolega meeldib näiteks rohkem kas kusagile toetada või ühe õla peal rohkem kotti kanda. Kui palju see tegelikult meie rühti mõjutab? Ja see ongi tegelikult ka üks olulisemaid asju, et meie need nii-öelda harjumuslikud asendid, et see määrab hästi-hästi palju. Et oletame näiteks, et inimene juba käib füsioterapeudi juures, saab seal nõustamist, teeb harjutusi, aga ikkagi jätkab oma igapäevaseid nagu aastatega sisse juurdunud asendeid. Ehk siis ongi see kott kogu aeg ühe õla peal, istub kogu aeg ühele poole viltu või istub näiteks niimoodi kössis küürus seljaga, siis tegelikult ainult nendest harjutustest ei olegi abi, et ta peaks ikkagi midagi muutma enda igapäevaelus ka. Oletame, et olen kotti juba, ma ei tea, võib-olla 10 aastat ühe õla peal kandnud, mõnikord natuke teise õla peal ka ja rüht on täiesti paigast ära. Kas seda on veel võimalik jälle õigeks saada? Natuke ikka on, tähendab kindlasti on. Üks asi on see, et kui nüüd proovida see kott teise õla peale panna, et kas ta seal teise õla peal üldse püsib. Sa üldse oskad niimoodi kõndida, et see kott on. Ja ma usun. On mul endalgi seda probleemi olnud, olen märganud enda puhul ja siis ongi võimalus, et kas siis täielikult ära muuta, ehk siis hakata hoopis seljakotti kandma või hoopis mingisugust teistsugust kotti nii-öelda või siis ikkagi harjutada seda teise õla peal kandmist.
et harjumused hästi palju mängivad siin rolli ja muidugi selle põhjusega ka tegelemine, et miks siis keha asend nii-öelda paigast ära on, et saada teda sinna keskasendisse tagasi. Me tegelikult ju istume ka sageli sellises ebamugavas, meie jaoks küll mugavas asendis, aga väga ebatervislikus asendis, et katsu sa sirge seljaga kogu aeg täis nurga all istuda, väsib ära. Ja samas öeldakse, et see on kõige õigem asend. Kuidas me peaksime siis lähtuma? No see on selles mõttes hästi keeruline, et laste ja noorte puhul on ka tihti see, et ma näen, et kui ma panen näiteks noore inimese tooli peale istuma, palun näidata talle, et kuidas ta siis istub, siis ta vajub küüru. Ja kui ma palun, et ta sirutaks selja, siis ma näen, et see asend on tema jaoks niivõrd nagu ebaloomulik või selline kunstlik ja ma saan peale vaadates juba aru, et ega ta ei püsi selles asendis. Et siis ongi tegelikult põhjus selles, et millegi pärast see vaagen ei püsi seal õiges asendis. Alaselg võiks olla natukene nõgus istudes ja vaagen siis keskasendis. Kui on nüüd kõhulihased nõrgad, seljalihased nõrgad, vaagnad ümbritsevad lihased ülepinges või nõrgad, ehk siis keha on tasakaalust väljas, siis ega seal sirge seljaga nii-öelda ongi väga keeruline püsida. Et siis võib-olla olekski füsioterapeudi juurde mõistlik tulla ja lasta üle vaadata, et milles asi on, et kus see võti peitub. Mis tähendab, et näiteks sina kui füsioterapeut annad kätte vastavad harjutused ja siis, kui väga usin õpilane on sul, siis tulemused on kui kiiresti tulemas? No see ikka sõltub väga palju inimesest endast, et kui palju ta on valmis ise pingutama, kaasa töötama, kaasa mõtlema ja kui oluliseks inimene ise peab. Et jah, see on hästi erinev, niimoodi küll öelda ei saa, et vot nüüd nädalaga teeme korda. Ja seda kindlasti ei saa niimoodi ühiselt öelda. Aga võib-olla siis, kui see istumisasend on väga ebamugav, siis tasub ikkagi sellist ergonoomilist tooli omada, kus selg on toetatud ja kindlasti õige kõrgusega, jalad korralikult vastu põrandat, et juba niimoodi teha see asend võimalikult mugavaks. Et siis on juba lihtsam seda õiget rühti ka hoida. Õiget rühti on väga raske hoida, kui me oleme pidevalt nutitelefonides ja nutiseadmetes juba lapsest saati. Kui palju ja mil moel see meie tervist mõjutab ja juba siiani ka näiteks lapsi on mõjutanud? Kui nüüd telefoni kasutada, siis lõug on kogu aeg niimoodi rinnal, pea on allapoole, seal tekivad juba ka kõik sellised lõualuid puudutavad teemad, mis ei ole enam minu valdkond, aga see mõju on päris suur, jah. Ja muidugi võib-olla füsioterapeutina, mis ma saan öelda, et kui nüüd lapsed ja noored ikkagi hästi palju seal nutiseadmes on, et see tuleb ju millegi arvelt. See tulebki selle liikumise arvelt. Et see mõju on kindlasti hästi suur, et see pikalt tundide viisi, nii-öelda siis see sundasend ja passiivne asend, et see mõjub üleüldiselt kehalisele võimekusele, füüsilisele kehale ikkagi pärssivalt, et me ei ole ette nähtud niimoodi jõllitama, et me oleme ikkagi ette nähtud liikuma. Mis juhtub siis, kui me ei ole viitsinud oma elu jooksul oma keha eest pidevalt hoolt kanda ja me tõesti oleme seal juba 50-ndates, 60-ndates, pole lihaseid enam ollagi ja terve keha lööb tuld? Terve keha lööb tuld. No vot, eks ta on raskem muidugi siis, mida kaugemale see asi nii-öelda lasta, et seda ja mida viletsamas seisus keha on, seda keerulisem on, jah. Et siis ongi neid valusid rohkem, võib-olla on seal liigese kulumisi rohkem, et probleeme on rohkem. Ja ütleme nii, et see, millest palju räägitakse ka, see tervena elatud aastad, et eks neid siis on lihtsalt vähem, et nii ta kahjuks on. Et tasub mõelda ikkagi varakult, aga selles mõttes, et 40-selt, 50-selt, kui ei ole mingisuguseid väga-väga tõsiseid haiguseid, mis nagu jalust niidavad nii-öelda, et siis ei ole üldse mitte rong läinud, et saab väga ilusti hakata enda keha eest hoolitsema ja lihaseid tugevdama. Kutsungi üles märkama neid noori ja just selliseid murdeeas noori, et milline see nende rüht on.
et kas siis lapsevanemana või siis õpetajana, spetsialistina, kes lastega ja ka treenerid, kes lastega kokku puutuvad, et kui tundub ikkagi, et noore inimese rüht on väga käest ära, et siis võib-olla tasuks konsulteerida esialgu siis perearstiga, sellepärast et kui lasta nii-öelda väga käest ära see rüht, et tekib juba selline korralik skolioos, siis mida varem me jaole saame, seda kergem on pidurit tõmmata sellele skolioosi süvenemisele. Et just need kriitilised ead ongi siis see murdeiga ja kasvuspurt, et neid nagu maha ei magaks. Missugused on need märgid, mis viitavad skolioosile? Ongi see, et kui juba märkad visuaalselt näiteks selja tagant, et keha ei ole enam otse, parem pool, vasak pool, et nad ei ole ühtlased enam, keha on viltu, näiteks paremal pool seljas on selline kühm, vasakul pool seda kühmu ei ole. Et ühesõnaga, kui ta ikkagi juba paistab niimoodi välja, et siis kindlasti võiks juba konsulteerida. On olemas rühti korrigeerivad korsetid ja igasugused rihmad, mida ka e-kaubanduses on võimalik endale soetada. On need meie tervisele ohutud? Pigem alustaksime ikkagi sellest, et me leiame need enda kehalihased üles ja korrigeerime niimoodi, sellepärast et kui me paneme nüüd ainult selle rihma peale ja tõmbame selle keha nagu väljast poolt sellisesse nii-öelda otse asendisse korralikku rühti, aga enda lihased seal all on tegelikult täiesti lõdvalt, siis me midagi ei muuda. Võtame selle korseti pealt ära ja me oleme samasugune nagu sült, vajume ikkagi niimoodi tagasi, nagu me enne olime, et see ei muuda nagu asja. Aga teatud juhtudel on korsetid näidustatud, aga see on tõesti juba raskema skolioosi puhul. Ja need on siis individuaalsed, need tehakse individuaalselt vastavalt inimese kehale. Ma usun, et skolioosist me räägime kunagi ka lähitulevikus veel, aga tänaseks aitäh sulle, Kadi, nende nõuannete eest ja aitäh kõikidele kuulajatele.